Austatud Riigikogu aseesimees, austatud arupärijad. See seos tuleb tekitada, sest nii on seadusandja põhiseaduskomisjoni kaudu pannud Justiitsministeeriumile ülesande. Teisiti see ei saa ollagi. Ja Vabariigi Valitsuse tööplaanis on Justiitsministeeriumil ülesanne teha poliitilise süsteemi, sealhulgas poliitilise reklaami regulatsiooni täpsustamise analüüs ja ettepanekud. Tähtaeg on detsember 2015. aastal. Koalitsioonilepingust tulenevalt on need ülesanded juba austatud arupärija poolt osundatud, mis puudutasid valimiskulude ülempiiri seadmist ning teisi küsimusi, ja selge on see, et kuna selle aasta aprillis saatis põhiseaduskomisjon avaliku petitsiooni erakondade rahastamise vähendamise kohta koos lisamaterjalidega Justiitsministeeriumile, see on samuti sisend, mis peab kajastuma selles ülesandes ja teisiti see ei saa ollagi. Ehk tegelikult see koalitsioonilepingus sisaldav ülesande püstitus, see läbi laienes ja nii see on. Ja ma võin kinnitada, et ma olen lugenud läbi tähelepanelikult nii need lisamaterjalid kui ka petitsiooni, kus härra Adamsi koostatud seletuskirjaga. Nüüd teine küsimus, mille alusel neid küsimusi tuleks, millised samme kavatseb Justiitsministeerium astuda kehtiva erakonnaõiguse muutmiseks, siis ma arvan, et siin on mitu olulist asjaolu, mida tuleb silmas pidada selle ülesande püstituse lähtekohana. Esiteks, ja see on minu jaoks põhimõttelise iseloomuga küsimus, kas seadused või seaduse mõte Eesti riigis toimib või mitte, on see, kuidas lahendada sisuliselt ja toimivalt absurdiskeem, mis puudutab Keskerakonna Tallinna linnavalitsuse kaudu tehtavaid valimiskulusid. Vaatame asju perspektiivis. Riigieelarveline rahaeraldis kõigile poliitilistele jõududele on 5,4 miljonit eurot ja ka petitsiooni tegijate kriitika on selles, et see on ülemäära suur summa. Tallinna linna meediakulud on kasvanud 10 aastaga 400 000 eurolt 10 miljoni euroni sellel aastal. Meil on olemas mitu juhtumit, kus järelevalveasutused, nii Riigikontroll, nii Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on tuvastanud vähemalt osa selle raha kasutamise seoses valimiskampaaniaga. Seega tuleb selles kantimisskeemis luua lõpuks kord majja. Teine küsimus puudutab kampaania nõudluse vähendamist. Sellele vastan ka allpool, kuid ma toetan igati seda algatust, mis puudutab konkreetseid kampaanialiike, nõudluse vähendamist, piirangute seadmist. Kolmas küsimus on seotud järelevalve tugevdamisega. Olen seisukohal, et me peame olema valmis andma lisavolitusi erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ja samuti on minu meelest vaja tõsiselt arutada, milline on nende aktsioonide või tegevuste ulatus, millele peaks ühiskonnas olema kõrgendatud läbipaistvuse nõue. Ma lugesin mõned päevad tagasi tähelepanelikult väljaande Re Baltica avaldatud Balti riikide ajakirjanike uurimust selle kohta, et Balti riikides tegutseb üle 40 Venemaa rahastatava valitsusvälise organisatsiooni, kes kaitsevad siin Kremli huve. Kokku said need organisatsioonid autorite andmetel 3 aasta jooksul vähemalt 1,5 miljonit eurot ning autorid rõhutavad, et tegemist on konservatiivse arvutusega. Näiteks ei kajastu selles numbris võimalikud sularaha ülekanded ja valitsusväliste organisatsioonide rahastamine Venemaa sõbralike ettevõtete ja eraisikute kaudu. Tsiteerin, on võimatu öelda täpset summat, mida nad saavad Venemaa riiklikest fondidest, sest osa rahasaajad ei deklareeri seda oma aastaaruannetest. Tõid autorid artiklis välja veel ühe põhjuse, miks täpset summat on keeruline välja tuua. Tsiteerin, Läti julgeolekuteenistuse juhi Normunds Mesvietsi sõnul on Balti riikides Kremli huvides tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide eesmärgiks mõjutada avalikku debatti ja ühiskonda. Neid kasutatakse informatsiooni mõjutamise agentidena ülesandega tekitada ühiskonnas sõnumeid, mis pooldavad Venemaa huvisid, selgitas Mesviets. Tsitaadi lõpp. Seega oma olemuselt on see raha mõeldud infooperatsioonideks Eesti avalikus ruumis, et mõjutada poliitikat Kremli huvides. Seega erakondade rahastamine on julgeoleku küsimus ja me peame ühiskonnas avameelselt arutama, kuidas sellised salajased ämblikuvõrgud oleksid avalikult nähtavad. Ning neljandaks, erakondadele riigieelarvest raha jagamise süsteem ja summad ise. Rahalise toetuse vähendamine on täiesti võimalik ning seda ei eitanud ka koalitsiooni läbirääkimistel ükski koalitsioonipartner, kuid välja toodi tõsiselt see, et selle tingimuseks on suutlikkus realiseerida nii Tallinna valimiskampaania masina probleem, kui vähendada nõudluse survet ning tugevdada järelevalvet. Vastus kolmandale küsimusele, mis puudutas seda, et kas saab pidada ausaks ja õiglaseks 2015. aasta valimiskampaania ajal valitsenud konkurentsiolukorda, kus osad osalenud said ja osad ei saanud riigieelarve toetust.
tõepoolest tuleb öelda, et selline olukord on olnud erinev võrreldes kõigi varasemate valimistega alates 1996. aasta kohalikest valimistest, kui esimest korda rakendus riigieelarve toetus. OSCE ja Veneetsia komisjoni juhiste punkti 185 kohaselt peab riigipoolset rahastust jagama erakondade vahel kas täiesti võrdselt või oma olemuselt proportsionaalselt erakonna valimistulemustega või tõestatud toetuse tasemega. Proven level of support. Viimane mudel on kasutusel Eestis. Teatavasti on riigieelarvest eraldist õigus saada erakonnal, mis on kogunud Riigikogu valimistel vähemalt 2% häältest. Nende puhul kohaldatakse siis erineva künnisega tagantjärgi raha toetust. Teatud protsendi häälte kogumist saab pidada võrreldes teiste riikidega nii Euroopas kui ka mujal üpris klassikaliseks eelduseks riigipoolse rahastuse saamisel. Häälte kogumise künnise küsimust analüüsis Euroopa Inimõiguste Kohus, kes ühes lahendis leidis, et ebavõrdsel kohtlemisel oli konkreetses juhtumis seaduslik eesmärk ehk piisavalt suure toetajaskonna olemasolu riikliku rahastuse saamiseks ning riive oli proportsionaalne. Euroopa kontekstis tuleb pidada 2% künnist Riigikogu valimistel keskmiseks lahenduseks, arvestades Euroopa vahemikku, mis on suuruses 0,5–5% valimistel kogutud häälte tingimusena raha saamisel. Siiski tuleb nentida, et OSCD ja Veneetsia komisjoni 2010. aasta erakonna reguleerimise juhiste punkti 184 kohaselt peaks raha jaotamise süsteem väljatöötamisel hoolikalt kaaluma valimiste eelset rahastussüsteemi, kuna üksnes valimiste järgne rahastussüsteem võib kindlustada, et väikesed, uued või vähem jõukad erakonnad ei ole võimelised tõhusalt konkureerima. Mistõttu saaks kaaluda ka nende erakondade rahastamist, mis osalevad valimistel esmakordselt. Üks võimalus on neil vähendada koormist, näiteks asendades kogu nõutava kautsjoni mingi taseme allkirjade kogumise eeldusega. 4. küsimus, mis puudutab siis seda, miks erakondade rahastamise vähendamise õiglasema rahajaotuse idee ei jõudnud koalitsioonileppesse. Siin tuleb mul öelda, et demokraatiat ja parlamenti puudutav koalitsioonileppe peatükk on üks väheseid blokke, mis terviklikult jäi selliseks, nagu ta oli 4 osapoole arutelude ajal. Nii et selle kujunemisest on arupärijad samuti informeeritud minuga samavõrd. Toonases arutelus jäid kõlama nii minu poolt osutatud probleemid ning kampaaniakulude piiramine ning avalike vahendite kasutamise tõhus tõkestamine. Õige on see, et eraldi võetud otsust riigieelarve raha valdkonnas konkreetset muudatust teha või planeerida, seda koalitsioonilepe ei sisalda. 5. küsimus, mis puudutab seda, et mida tähendab koalitsioonileppe punktis kirjeldatud konsensuse taotlemine muudatuste sisseviimisel. Kindlasti on poliitilist süsteemi muutvate ettepanekute puhul oluline laiapõhjaline kaasamine, sealhulgas ka selle esitatud petitsiooni nii autorite kui allkirja andnud inimestega dialoogi pidamine. Kuid konkreetselt selle konsensuse taotlemise all peeti silmas ühistele seisukohtadele jõudmise taotlust nii koalitsiooni kui opositsiooni kuuluvate poliitiliste jõudude vahel Riigikogus. Selge, et see ei saa olla taoliste otsuste puhul formaalne nõue, konsensus, et seda ei saa kasutada ettekäändena, miks mingit asja teha ei saa, et me ei leidnud konsensust. Aga mõte oli selles, et otsitakse ühisosa nii opositsiooni kui koalitsiooni vahel. Ja ma tuletan ajalooliselt meelde, et sarnaselt tehti seda ka 1994. aastal, kui arutati uue erakonnaseaduse küsimusi. 6. Mida tähendab reklaamikulude ülempiir? Kas see vähendaks erakondadele riigieelarvest toodud rahastamist? Reklaamikulude ülempiiril, nagu mina saan aru sellest koalitsioonilepingu puhul, on 2 põhimõttelist võimalust ja mõlemad on laual ja kuuluvad valikut tegemine lähitulevikku. Esiteks, kas seada üldine rahaline piir summaarsena kõigile kuludele, mida mingi ajatsükli jooksul erakond tohib teha, või siis seada piirangud konkreetsetele kampaania kululiikidele. Viimasel juhul on meil 2 võimalust, kas piirata kululiike rahalise summaga või seada kululiikidele piirangud füüsilise mahu mõttes. Viimaseks konkreetseks näiteks on välireklaami piirang aktiivse valimisagitatsiooni ajal. Viimase juhtumi puhul on Riigikohtu üldkogu hinnangul see kehtestatud, tsiteerin, eesmärgiga suurendada hääletamisaktiivsust, tõsta demokraatliku arutelu kvaliteeti, vältida valijatega manipuleerimist ja vähendada raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel. Kõik need eesmärgid on Riigikohtu üldkogu hinnangul kantud demokraatia tugevdamise ideest.
ning Riigikohtu üldkogu nentis, et kuigi keeld on põhiseadusega kooskõlas, ei tähenda see, et põhiseadus sellise keelu kehtestamist nõuaks. Riigikogu on vaba mingit keeldu kaotama, poliitilise välisreklaami tegemisele aja, koha ja suuruse piirangut seadma, kui ka, rõhutan, valimiskulutustele sellist ülempiiri kehtestama, mis ühest küljest vähendaks raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel ja teisalt tagaks kandidaatide võrdsed võimalused valimiskampaania korraldamisel. Seega meil on üks küll palju poleemikat põhjustanud, aga reaalne piirangu näide olemas ja ma olen veendumusel, et kas tervikliku rahalise ülempiiri või kululiikide lõikes piirangute tulemusel kindlasti väheneb nõudluse surve täiendavate kampaaniavahendite järele ning seetõttu saab seda kindlasti vaadata kui tegurit, mis oleks kehtestamisel argumendiks seadusandjale võimaliku riigi toetuse vähendamiseks erakondadele. 7. küsimus, mis puudutab siis konkreetset osundust, et erakondadele ebaõiglase rahastamise jätkamine ja poliitilise konkurentsi pärssimine tekitab umbusku riigi kui sellise juhtes. Kuidas te seda ohtu hindate ja millist vastutust näete endal siis ministri ametis selle küsimuse lahendamisel? Ma arvan, et kõige olulisem umbusu allikas on see, kui avalikkus näeb, et riik ei suuda oma kehtestatud reegleid täita, mis puudutab erakondade rahastamist. Ja see on mitme koha pealt täna probleem ja sellega ma kavatsen tegeleda. Ja umbus tekib siis, kui põhiseaduses sätestatud erakonna põhiõigust piiratakse alusetult. See põhiõigus näeb ette erakondade asutamisvabaduse, tegutsemisvabaduse, sealhulgas programmi, konkureerimise ja rahastamisvabaduse. Ja seda vabadust kavatsen ma ministrina kaitsta. Ohukategoorias on reaalne oht erakondade rahastamise kui kanali kasutamine Eesti Vabariigi poliitilise võimu allutamises Venemaa kontrollile. Ja sellega me kindlasti leppida ei tohi. Erakondade rahastamisalused ja süsteemi muutused, mida pakub välja ka väga konkreetsete ideedena, et oleks seotud laiendada rahastamisvõimaluste liiki ja nõnda edasi, see petitsioon, neid tuleb vaadata tervikuna ja ma kavatsen, nagu ma ütlesin, selle aasta numbri sees esitada Riigikogule oma seisukohad. Aitäh teile!